Mina siis tutvustan ühte teadusprojekti, õigemini arendusprojekti, mis meil oli nüüd alles hiljuti lõppes ära. Ja see ongi tegelikult esimene ettekanne, kus avalikult seda tutvustame. Nii et te olete nüüd esimesed, kes sellest lähemalt kuulevad. Et see projekt toimus siis koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga. Ja me praegu oleme siis taimekasvatuse instituut, aga nagu te kuulsite, varsti enam mitte. Nii, nagu siin oleme juba kuulnud ka, et põllukultuuride kasvatamine algab sordivalikust ja sordivalik on üks tähtsamaid otsuseid kogu selles kasvatuses. Aga kui nüüd hakata vaatama lähemalt, et kuidas siis neid sorte ära tunda, kuidas olla veendunud, et see sort, mida sa ostsid ja kasvatad, et see on ikka see, mis ta peaks olema, siis nende sortide eristamine ei ole üldse nii lihtne. Et kui siin sama pildi pealgi vaadata, siis nad on omavahel ikkagi kohati üsna sarnased. Nende eristamise puhul on eriline väljakutse see, et need omadused, mis määravad sordi, avalduvad väga erinevates faasides. Näiteks kartuli puhul on tähtis nii kartuli mugula värv kui ka lehekuju, teraviljadel siis saak ise, aga samas ka see taim. Ja nende sordiomaduste avaldumine ei pruugi alati ka juhtuda, sest see sõltub kasvatustingimustest ja ilmast. Ja näiteks osa asju, näiteks haiguskindlust ei olegi võimalik tuvastada juhul, kui tol aastal haigust ei esine. Et see on nii õnnemäng. Ja juhul, kui need tunnused on väga vahepealsed, on see taim siis ühte või teistmoodi, kui see on hästi kehvasti hinnatav, siis vahetevahel see võib olla ka subjektiivne. Ja näiteks ühel aastal võib ta langeda siis ühte kategooriasse, teisel aastal teise kategooriasse. Ja et vahetevahel ei piisa ka sellest, et tehakse vaatlusi mitmete kuude vältel ja näiteks kartuli puhul keetmisomadused ei tule väliste vaatluste puhul üldse esile. Ja siis, kui siis on kaks sorti, mis on nagu ülisarnased, siis vahetevahel võib-olla peaks neid kasvatama siis kõrvuti samal aastal, samades tingimustes, sama põllu peal. Aga juhul, kui ei ole teada, millega teda üldse võrdlema peaks, siis ei tea ka, mida selle kõrvale istutada või külvata selleks, et neid omadusi siis võrrelda. Nii, heaks vastuseks nendele väljakutsetele võiks olla DNA sõrmejäljed. Nimelt igas taimerapus on tuum, kus sees on DNA. Ja see DNA seda saab siis eraldada juhul, kui see taimekude on piisavalt hästi säilinud. Et väga kuivanud taimematerjalis see võib olla vahel lagunenud, aga reeglina nii seemnetes kui ka rohelises osas, kartulil mugulates, vahetevahel isegi erinevates toiduainetes, mis on tehtud nendest liikidest, et isegi selle puhul võib DNA olla kohati tuvastatav. Nii, ja et ei ole vajalik see, et võtad selle seemne, külvad maha, kasvatad taime, vaatled mitmete kuude vältel, et piisab sellest, et eraldatakse DNA ja tehakse sellele analüüs. Ja kui ma ütlen DNA sõrmejäljed, kui me vaatame, et igal inimesel on oma sõrmejälg, siis taimede puhul see DNA sõrmejälg on tegelikult DNA markerite analüüsi tulemus, et selle analüüsi tulemuste muster. Selliseid DNA sõrmejälgi on Eestis varem kasutatud ka, aga mitte just sordilehe sortide eristamiseks sellel viisil. Meie osakond, taime biotehnoloogia osakond Eesti Taimekasvatuse Instituudis on varem kasutanud DNA sõrmejälgi selleks, et eristada kartuli koekultuuri taimi. Et meie otsustasime kasutada SSR markereid. Ma nendest räägin natukene lähemalt hilisematel slaididel. Samas, et Eesti on väike koht ja Tallinna Tehnikaülikooli taimegeneetika töörühm Kadri Järve ja teised kasutasid samuti markereid ja DNA sõrmejälgi selleks, et eristada nisusorte.
ja nemad samuti valisid SSR markerid, nii et nüüd 2 erineval grupil oli kogemus just SSR markeritega. Ja need nii kartulite puhul kui ka nisu puhul see meetod tegelikult töötas. Aga probleem oli see, et neid markereid oli päris palju vaja ja need markerite kasutamine ei olnud väga kuluefektiivne, et igaüks vajas eraldi PCR-i programmi, sellest ma räägin ka hiljem natuke, ja seetõttu nad ei olnud tegelikult kasutatavad selleks, milleks me nüüd tahtsime ta kasutada. Meil tekkis siis selline plaan, et ühendame jõud ja kasutame seda meetodit ja optimeerime selle ära selleks, et eristada sordilehe sorte. Nii, aga kui siis räägime nüüd nisust, mis on siin, tekst on muidugi üsna väike, ma loodan, et te näete lugeda, et nisu ja kartul, siis põllukultuuride kasvupinna alusel võiks kindlasti siia kõrvale võtta ka odra, mida Eestis kasvatatakse päris palju. Muidugi odraga ei olnud keegi neid analüüse enne teinud, aga kirjanduse põhjal me vaatasime, et see peaks olema täiesti võimalik, et kui nisu puhul saab kasutada SSR markereid ja kartulite puhul saab kasutada SSR markereid, siis tegelikult odra puhul peaks ka saama. Ja siis me taotlesime koos teadusgranti, et see on Eesti Teadusagentuuri arendusgrant ja saime rahastuse. Ja see kestis siis 2021 septembrist kuni 2022 augusti lõpuni. Et oli Eesti Taimekasvatuse Instituut ja koostöös TalTechiga. Ja meie eesmärk oli luua nisu, odra ja kartuli Eestis kasvatatavate sortide määramiseks geneetilistel markeritel põhinev süsteem. Kombineerime SSR markerid, loome DNA sõrmejälgede andmebaasi ja koostame labori protokollide metoodika sortide eristamiseks. Et teeme selle nii, et keegi teine saaks veel võtta selle sama metoodika, rakendada ja saada sama tulemuse. Sortide valikus oli meil siis nisul 89 sorti ja lisaks siis Eesti sort tähti ja välismaal teaduspublikatsioonide võrdlussort Chinese Spring. Odra puhul oli 71 sorti, 47 neist sordilehes. Ja kartuli puhul, kartuliga on teine lugu. Nimelt kartulil on sordilehes väga vähe sorte. Ainult 9 sorti, 3 säilitussorti, aga seda on väga raske, seda on liiga lihtne omavahel võrrelda, neid on nii vähe. Nendele leiame ikka erinevused, aga see ei oleks relevantne Eesti kasvatuses ja Eesti kontekstis. Seetõttu me tegelikult lisasime juurde kartulid, mida kasvatatakse, sertifitseeritakse seemnekartulina. Ja seetõttu meil oli kartulid analüüsis oli 56 kartulisorti. Nii, et miks on vaja üleüldse SSR markereid? Nagu te teate väga hästi, DNA, genoom on väga suur. Ja kui me mõtleme, et inimese genoom võiks olla suur, et inimese genoom on siis 3,2 miljardit DNA aluspaari. Ja meil on 20 000 geeni ja me arvame, et see on keeruline. Siis kui võtta siia kõrvale nisu, siis nisul on igas rakus umbes 16 korda rohkem DNA aluspaare ja umbes 5 korda rohkem geene kui inimesel. Et ka kartuli ja odra genoom on väga mahukas ja kui nüüd seda siis võrdlema hakata neid erinevaid sorte, siis mida seal võrrelda? Et erinevusi leiab kindlasti, aga kuidas neid siis omavahel võrrelda? Ja kuidas üleüldse on võimalik sealt DNA-st midagi kätte saada? Nii, ja siis see trikk, kuidas seda siis teha, on PCR. Te olete kuulnud kindlasti selle koroonaviiruse kontekstis PCR ja PCR. Et mis see tegelikult siis on? See on selline põhimeetod laboris, kuidas paljundada DNA, suurest kogusest DNA-st välja ühte väga spetsiifilist kohta.
Ja see põhineb sellele, et kui sa tead algust ja kui sa tead lõppu, siis selle vahepealse osa on võimalik välja paljundada, varieerides seal temperatuure niimoodi, et seal reaktsioonis on õiged ained sees. Et iga kord, kui seda tsüklit läbi tehakse, see kogus kahekordistub. Nii, aga SSR markerid siin juures on niimoodi, et SSR markerid tulevad sellest, et on simple sequence repeats, et nendel on sellised hästi lühikesed kordusjärjestused, näiteks 2 nukleotiidi, mis muudkui aga korduvad, näiteks DA, DA, DA ja muudkui korduvad ja selle otsad, et üks pool ja teine pool on konserveerunud. Ja kui siis võtta need otsad ja teha see PCR-i reaktsioon niimoodi, siis me saame selle lõigu kätte ja selle pikkus varieerub. Et SSR markeritel on siis ka erinevad alleelid, nii nagu geenidel võivad ikka olla. Tegelikult tegemist ei ole nagu päris geenidega. Nad ei anna taimele ise ühtegi omadust. Neid väga harva seostatakse ühegi taime omadusega. Need on lihtsalt selline meetod, kuidas kirjeldada väga keerulist molekuli, väga keerulist järjestust. Ja et siin juures on hea mainida, et ka inimeste puhul visadustestid ja inimeste tuvastamine kriminalistikas töötavad väga sarnaste markeritega. Et põhimõtteliselt sama tüüpi markerid. Nii, ehk siis nüüd joonis ka, et kui siis need alleelid võivad olla erinevad, kartuli puhul on siis kuni 4 erinevat alleeli ja kui teha nendele PCR, siis see PCR paljundab välja sellise lõigu, mis algab kindla algusega ja lõpeb kindla lõpuga ja siis see vahepealne osa varieerub. See vahepealse osa pikkus varieerub ja seetõttu PCR-i reaktsioon, mis on kõikide nende vastuste puhul nagu sama, annab väga erinevad tulemused ja see tulemus sõltub sellest sordist. Nii, et kogu selle metoodika kokkuvõte näeb siis välja niimoodi. Ehk siis, et kui need taimed, need seemned kasvatada ja sealt eraldada DNA, siis seejärel saab sealt välja paljundada, siit samast DNA-st saab välja paljundada need markerid. Need saab ära märgistada erinevate värvidega, analüüsida kapillaarelektroforeesi masinaga, mis annab väga väiksed erinevused, näitab ära väga väiksed erinevused. Ja seejärel saab neid andmeid analüüsida. Et siin on näites ka näha, et siin on 2 erinevat sorti. Ja kui ühel on need alleelid olnud ühe koha peal, siis teisel sordil teise koha peal. Ja kui võtta siis need seemned ja teha see analüüs, siis me saame vaadata, et kas ta siis oli üks sort või oli teine sort. Nii, DNA eraldus saab siis toimuda kas siis seemnest, mugulast, lehtedest. Ja meil toimis see väga erinevate meetoditega, et me ei näinud väga suurt erinevust, küll aga me nägime, et see taimeproovi enda seisund mõjutas DNA kvaliteedi ja vahetevahel tuli ikkagi kasutada kvaliteetsemat DNA eraldust selleks, et saada õige tulemus. Aga see oli ka see, et kas nüüd, et me nägime kohe ära juhul, kui ta ei õnnestunud. Nii, need markerid, mis seal siis on, need markerid said valitud selle järgi, et see kapillaarelektroforees, mis on see masin, millega saab mõõta neid tulemusi, seal on võimalik ühe reaktsiooniga mõõta kuni 4 erinevat värvi. Ja seetõttu selleks, et need kulud oleksid väiksemad, et see kogu see metoodika rakendamine hiljem oleks soodsam, me tegime niimoodi, et valisime sellised markerid, mida saab siis kokku panna, et need suuruse vahemikud, mis nendel markerite alleelidel on,
on väga erinevad. Näiteks kui ühel markeril võib see suurus olla seal 110 nukleotiidi juures, siis teisel on näiteks 250 juures. Et kui me mõõdame neid kahte erinevat markerit samas kapillaarelektroforeesi kapillaaris, siis me suudame väga ilusti ära eristada, ahah, et see on selle ühe oma ja see teine on selle teise oma. Eriti kui me oleme nad värvinud erinevat värvi ja siis ei teki üldse küsimust, et võiks sassi minna. Nii, ja me siis valisime välja 4 komplekti või need 4 komplektid, 2 komplekti igale liigile. Ja see tähendab, et 8 markerit iga liigi sortide eristamiseks. Nii, see on infomahukas slaid. Ei pea loomulikult midagi pähe õppima, aga siin on näide, kuidas moodi need siis kokku said pandud, et kui siis näiteks nisule 8 erinevat markerit, vastavalt siis 4 markerist komplektidena ja need suuruse vahemikud siis sätitud niimoodi, et nad ei kattuks või vähemalt nende kattuvus oleks minimaalne. Nii, siis ja need markerid, et küll 8 markerit igale ühele, aga see ei ole sama marker, et ikkagi nisul on üks marker, odral on teine marker. Neid omavahel niimoodi vahetada hästi ei saa. Siis, et need PCR-i protokollid, et ma näitan uuesti seda korraks, et siin on need asjad nende markerite kaupa, et varem oli nii, et me pidime iga ühe jaoks tegema eraldi PCR-i programmi. See tähendab seda, et iga ühe jaoks läks mitu tundi aega enne, kui me saime selle konkreetse vastuse. Nüüd selle projekti käigus me optimeerisime ära niimoodi, et see oleks kõik korraga analüüsitav ühes masinas. Et valisime sellised markerid, millele sobiks sama temperatuur. Ja selle abil me saime selle kogu metoodika PCR-i protokollid teha soodsamaks, energiaefektiivsemaks ja vähem aega nõudvaks. Et 4 kaupa siis samas masinas ja tegelikult sama liigi omad olid vähemalt nisu ja odra puhul ka nii, et kõik 8 markerit on võimalik panna samal ajal paralleelselt samasse PCR-i masinasse ja see vastus tuleb siis tundide pärast, mida on võimalik siis edasi saata edasi analüüsiks. Ja teine asi on see, et me kasutasime universaalprimerit selleks, et neid markereid värvida nende fluoresseeruvate värvidega. Et muidu need fluoresseeruvad värvid on pigem kallid, aga selleks, et see oleks kuluefektiivsem, me tegime nii, et see on sama värvi on võimalik kasutada nii nisu, odra kui kartuli puhul. Nii, tulemus. Et kui me siis olime need markerid välja valinud, olime teinud need analüüsid kõigi nende sortidega, mis meil olid, siis nisu puhul 89 sorti, 57 erinevat alleeli, odra puhul 56 sorti ja 59 erinevat alleeli, kartuli puhul 71 sorti, 39 alleeli. Et see kõik see mahukas tabel, mis on lihtsalt ühtedest, nullidest ja numbritest, aga kuidas me leiame selle õige asja, kuidas me sellest infot suudame välja lugeda? See oli eraldi küsimus. Kõigepealt me tegime dendrogrammid ja nagu siit on näha, siis kõik need, mis on eraldi kriipsu otsas, kõik sordid, mis on eraldi kriipsu otsas, me suutsime ära eristada. Et see analüüs ise võtab aega, umbes äkki need analüüsid ise umbes 2-3 päevaga saab tehtud, siis tuleb ära saata, nüüd on paari nädala küsimus. Nädal, 2 nädalat, selleks saada tulemust. Selle asemel, et peaks seda kasvatama põllul ja väga pikalt vaatlema. Ja sellega me suutsime siis ära eristada peaaegu kõik nisud, peaaegu kõik odrad ja kõik kartulid. Nii, aga kui me isegi näeme, et seal on erinevus, ma näitan korraks uuesti seda tabelit, kus nii, et kujutage ette, kui me teeme nüüd uue analüüsi, me saame ühe uue andmerea. Kuidas me leiame üles, millega ta kõige sarnasem on? Varem me oleme teinud seda käsitsi, ka niimoodi, et üritanud siis järjestada ja vaadanud, et okei, sellega on sarnasus, sellega ei ole sarnasus, üritada neid reastada, käsitsi vaadanud täpikesi ja nulle ja ühtesid.
See ei ole üldse mõistlik viis sellele asjale läheneda. Kui me uurisime, mis võimalused on teadustarkvaras, siis meil oli natuke pettumus, sellepärast et isegi parimad programmid, isegi mida kasutatakse rohkem, maksid 1000 eurosid aastas. Tähendab seda, et tegelikult seda keegi hiljem kasutama ei hakkaks, sest neil ei ole seda programmi kusagilt võtta. Ja siis seetõttu me kirjutasime ise Microsoft Excelis sellise programmi, mis peab oma Exceli maagiat, et paneme siia need andmed kirja ja hetkega ta leiab üles kõige sarnasema sordi, mis meil tabelis on. Et kui me sisestame andmed, mis vastavad näiteks teelele, siis meil vastus tuleb, et sellel oli 100% või lähedane sarnasus teelega ja see töötab ka sel juhul, kui üksik marker näiteks ebaõnnestus, siis ta jätab selle koha lihtsalt arvestamata ja arvestab kõiki neid markereid, mis väga usaldusväärselt ilusti õnnestusid. See tähendab ka seda, et kui teha osaline analüüs, siis vahetevahel piisab sellest, et leida üles kõige sarnasem sort. Kartuli puhul vaid üks komplekt oli piisav, et eristada ära kõik peale ühe sortide paari. Nii, aga kas see siis ikka töötab? Et see, et kui üks inimene siis töötab aasta aega ühe sordiga ja lõpuks ütleb, et töötab, sellest ei pruugi alati piisata. Me tegime sellist sortide või liikide vahetust, et inimene, kes ei olnud tegelenud näiteks kartuliga, võttis kartuli proovid ja tegi selle sama analüüsi läbi ja kasutas tabelit ja eristas ära need sordid, mis talle anti. Ehk siis tema ei teadnud, mis sordid talle anti, aga ta suutis need ära eristada ja ütles, et ahah, see on see sort ja see on see sort. Samamoodi miso ja odraga. Nii, mis on siis selle meetodi kasutus ja võimalused? Et praegu hetkel, siis see oli 1 aasta, mille jooksul me seda nüüd tegime, koostasime põhjalikud protokollid, valisime välja need markerid, tegime need andmebaasid, mis kõik on tegelikult olemas selleks, et kasutada. Meie ise, nii meie labor, taimebiotehnoloogia osakond EKIs kui ka Kadri Järve töögrupp seal TalTechis, me mõlemad tegeleme pigem teaduspoolega ja edaspidi neid analüüse tellimustööna pigem ise ei tee, sest juba on uued teadussuunad ja uued katsed teistes teemades. Küll aga see meetod on siiski kirjeldatud ja küsimise peale me seda ka jagame. Ja kõige parem oleks see, kui neid analüüse saaks teha BMK ja siis oleks võimalik inimestel seda tellida. Nii, et see meetod siis eristab ära sordid, mis näiteks pealtnäha paistavad väga sarnased. Et kui tekiks olukord näiteks, et seenelaos on tekkinud risk, et äkki on midagi sassi läinud. Et ei ole kindel, kas see ikka on see sort või ei ole see sort. No ei julge maha müüa. Et tekib enda sisekontrolli kahtlus. Siis on võimalik juba enne külviaega on võimalik ära testida, kas tegemist on selle sordiga või mitte. Kui varem oleks pidanud, siis kindlasti panema maha ja võrdlema ja vaatlema, siis see DNA analüüs ütleb selgelt ära, et kas ta siis ikkagi on see või teine või kolmas. Küll aga seal on see oht, et kui need sordid on väga sarnased, need markerid on väga sarnased, siis vahetevahel harva need võivad olla ka sama tulemusega, 2 erinevat sorti. Kui neid markereid lisada, siis saab selle asja täpsemaks teha. Küll aga nende markerite lisamine teeks analüüsi kallimaks. Et sellise esialgse variandina 8 markerit on optimaalne. Nii, see meetod annab ka kaudselt hinnangu seemne puhtusest, sest me tegime teraviljadele, kasutasime rohkem kui ühte seemet korraga ühes analüüsis ja siis me nägime ära, juhul kui seal mingi üksik marker oli siis erinevatel seemnetel olnud erineva tulemusega.
Seda meil üldiselt ei juhtunud, meil oli nii hea kvaliteediga seeme, et ühtlikkus oli lausa suurepärane. Nii, kui näiteks põllul peaks tekkima olukord, kus sa tead, et on mingi konkreetne sort on maha pandud, aga see ei näe üldse sedamoodi välja, siis see on võimalus testida, et kas see on geneetiline segiminek või mitte, et kas see on üldse see sort. Nii, selle projekti järeldus siis, et DNA sõrmejäljed on väga informatiivne lisavõimalus sorte võrrelda ja eristada. Ja need SSR markerid, mis me selleks kasutasime, sobivad DNA sõrmejälgede kaardistamiseks nisul, odral ja kartulil. Meie projekti tulemus on siis kiirelt rakendatav DNA sõrmejälgede leidmise meetod ja me suutsime eristada enamus Eesti sordilehe sorte. Kartuli puhul kõik. Nii, ja meetodit saab siis täiendada vastavalt vajadusele, näiteks kui tuleb sorte juurde, et see meetod, et juhul kui see meetod ei ole mingisuguses spetsiifilises olukorras piisav, näiteks, et kui ongi vaja eristada 2 sorti ja juhuslikult nende 8 markeriga nad on samasugused, siis on võimalik lisada siiski neid SSR markereid juurde, mis neid suudavad eristada, või siis kasutada funktsionaalseid markereid, näiteks haiguskindluse markereid, mis suudab nad ikkagi ära eristada. Need DNA-ga nad on eristatavad. Ja edaspidi siis saab neid sorte lisada sinna, neid markereid saab lisada sinna ja DNA sõrmejälgede kasutus võimaldab sortide eristamist seemne laost kuni saagi kokkuostuni. Projekti põhitäitjad olime siis mina ja Anna Ivanova-Postejeva Eesti Taimekasvatuse Instituudist ja siis TalTechist Kadri Järve ja Kairi Kärblane. Ja suur tänu siis Agra Univerile ja Viljandi katsekeskusele. Suur tänu Kalle Hamburgile, talukartuli kasvatajatele ja Koordikartulile, Osa ja Terve ja Vestikartulile nende proovide eest. Ja tänan kuulamast, et kui on küsimusi, siis olen nõus ikka vastama. Jah, küsige. Päris huvitav teema, aga siuke suht keeruline võib-olla ka kohe alguses hoomata. Ma loodan, et küsige mult nii nagu baasküsimusi, kui te vähegi tahate. Et ma üritasin seda asja võimalikult kergemaks teha, aga see ei ole väga lihtne niimoodi. Siin tuli nüüd chati üks küsimus, kas SNP ja SSR markeril on mingi vahe? See on hea küsimus. Ma praegu ei oska seda vahet niimoodi öelda. Ma praegu ei mäleta, mis on SNP marker. Tere, Anna olen siin. Ma võin vastata, et vahe on küll, jah, sest need mikrosatelliitmarkerid, need on korduvad lühikesed järjestused, nagu Kristiina mainis. SNP on ainult ühe nukleotiidi vahe ja tavaliselt, kui tahadki nüüd tüpiseerida, neid SNP markereid on vaja rohkem kui SSR markereid. Aga ma ise küsiks võib-olla, et kui seal olid mingid sordid olid toodud ja seal oli sarnasus oli 85% selle mingi võrreldavaga, et kas siis see ongi nagu, kas see on piisav see 85%, et see sort oleks tõestatud, et ei ole see sama algne sort. Ja sealt võib-olla edasi küsimus siis see, et kui palju see sort sama sordiga võrreldes nagu varieerub, et kas seal on ka, et kas ta on alati 100% või seal oleneb ka näiteks mingitest aastatest asjadest, et kui palju need varieeruvad oma vahel? See on väga hea küsimus. Et kaheosaline küsimus, et ma ütlen kõigepealt selle ära, et see varieeruvus on näiteks kartulil nullilähedane, sest kartul on oma olemuselt kloonid, et iga aasta võetakse sama taime kloonid ja siis ta täpselt see ta on, mis ta peab olema. Võib-olla sama ei saa alati öelda odra ja nisu puhul ja üldse selliste liikide puhul, mis on paljundatavad seemnest.
sest vahetevahel võib ikkagi vähesel määral toimuda risttolmlemist. Et enamasti ta ise tolmleb, see tähendab seda, et need samad geenid on kogu aeg ringluses, kogu aeg need samad alleelid sealt analüüsist ka välja tulevad. Aga kui peaks juhtuma, et seal kõrval põllu peal on teine sort, mis annab enda seemned ja siis, kui seda sorti on siis aastaid ja aastaid kasvatatud, siis need osad nagu lisageenid võivad seal samas sees olla. Nii et lõpuks ta natuke muutub. Et kui siis on sama sorti väga kaua kasvatatud erinevate põldude peal, siis sinna võib tõesti erinevus tekkida, mida me tegelikult kohati nisu puhul ka nägime, et samast sordist oli 2 varianti, aga need olid üliväiksed erinevused. Ja me panime mõlemad tabelisse, et mõlemad on siiski aktsepteeritavad tulemused. Ja see, et kui mitu protsenti võib sarnasus olema, siin tasub ka võtta arvestada, et see 84% sarnasust sisaldab ka alleelide mitte olemasolu. Ehk siis siin on nüüd 1 ja 0. Ehk siis, et võib-olla kui võrrelda siinkohal ainult neid kohti, kus need alleelid olid olemas, võib-olla see sarnasus tuleb väiksem, aga siin siis, et no näiteks siin samas tabeliski on näha, et kui näiteks mingil ühel markeril siis üks alleel oli olemas ja teine alleel ei olnud olemas, siis ta on võtnud sarnaseks kõik need, millel samuti ei olnud olemas, mida võib väga palju olla, sest ta natukene näitab seda sarnasemana, kui ta niimoodi tunduks. Aga just selleks, et selliseid asju välistada, siis siin selles tabelis ta kopeerib kõige sarnasema sordi siia samasse kõrvale. Niimoodi, et saabki vaadata, et mis oli ja mis ei olnud sama. Ja kui seal on mingid erinevusi, siis saab hinnata, et kui on ikka väga erinevad alleelid, ühel on mingi alleel ja teisel ei ole, siis on ikka väga kahtlane, sest ta ikka pigem ei ole sama asi. No ja just ma mõtlen, see tõenäoliselt tuleb just mängu siis, kui sul on mingid samadest eellastest nii-öelda aretatud sort, et siis ta võib suht sarnane olla, et seal võib-olla, et kui sul ongi selles üks mingisugune, mida siin parasjagu ei ole, mingisugune see alleel, mida nii-öelda muudetud, eks ju, et siis ta ju võibki olla nagu sama tulemuse anda, kui mingi see eellassort tal. Jah. Või siis, ma ei tea, hübriidid tõenäoliselt, sellepärast vist on rukkist tõesti raske teha, et need hübriidid vist ka niimoodi tuvastada väga hästi ei saa, eks? Oi, rukkist me niipea testima ei hakka, just täpselt, sest rukkil on see asi palju keerulisem. Aga kui nüüd need dendrogrammid annavad natuke hinnangu, et kui palju neid markereid oli sarnased ja kui palju mitte, et kui nad olid kõik täpselt samad, siis ta paneb nad ühe pulga peale. Ja näiteks, kui ma õigesti mäletan, siis Belana ja Milva olid need 2 kartulisorti, mis ühe komplektiga olid ainsad, mis ei eristunud ja siis ma hakkasin uurima, et no miks nad nüüd ei eristunud ja selgus, et oligi, et üks oli teise vanem. Et selle metoodika puhul see vist ongi see suurim asi seal, et võib-olla sarnased. Kajab. Nii, Kristiina nüüd kadus ära. Nii, mina tekitasin ka ja mul olin logitud sisse topelt ja mul kõrvaklapid said tühjaks. Aga siit võib-olla see ka, et mis selle teenuse, kui seda üldse mõeldud on, mis selle teenuse hind võiks tulevikus olla, et kui lastagi niimoodi neid sorte või ise tahad, et omal, ma ei tea, ajad laos sassi midagi, et mis selle 2 sordi nii-öelda eristamise see hind võiks tulla? Seda on väga raske niimoodi hinnata. Kas teil on praegu jätkuvalt Kaja või teil enam ei ole? Ei ole Kaja. Olgu, see on minul. Et see hind tõenäoliselt, ma nüüd ei julge öelda, kas ta jääb sinna 100 kanti või mitte, sest see sõltub, kuidas moodi on siis nagu, et mida võetakse hinna tegemisel arvesse ja kuidas see täpselt on. See on täiesti huupi öeldud number, et need materjalid ise ei ole nii väga kallid. Aga lihtsalt läheb aega selle peale, et see analüüs tabelisse kanda ja see vastus teha. Aitäh!